Aasa, ossa, see juhtus kogemata, kuivalle nad jäi, vaheeringas ja räim. Melisa, su pärast jään nüüd siia, sõin kõhu täis, on soolane su räim. Reete Vee on kutsutud külla, aga mitte sellisesse päris tavalisse külla. Nagu te näha võite, siis me asume siin keset jääd ja meie ümber on kerkimas Kalaküla. Kalaküla on üks vana traditsiooniline külavorm siin Peipsi järvel ja lähme vaatamegi, kas me leiame üles ka mõne kohaliku, kes meile sellest kõigest natukene lähemalt räägib. Ootab jälle mind su soolane räim, jah räim, aassa, ossa, see juhtus kogemata, kuivalle nad jäi, vaheeringas ja räim. Melisa, su pärast jään nüüd siia, sõin kõhu täis, on soolane su räim. Kalaküla on niisugune ajalooline tegemine, et ma julgen pakkuda, et mingi juba 200 aastat tagasi Peipsi rannakalurid, kelle elatis oli siis kalapüüdmine, läksid siis hobustega järve peale ja nad läksid kuni 25-30 kilomeetrit järve peale ja see maa oli piisavalt pikk hobustele, et õhtu koju tagasi sõita. Nad sõitsid koju ainult nädalavahetusteks ja siis need Eesti pool just käis seal Venemaa pool kaldal rohkem püüdmas, kuna seal on sügavamad veed. Ja siis tehtigi niisugused kalakülad, kus oli 8-9 ruutmeetrit niisugused puuehitised, kas siis puukoorega kaetud, laudadega kaetud ja pandi niimoodi maja vahel oli niimoodi present ja siis oli jälle maja present. Seal kahe maja vahel olid siis hobused ja majadesse sööbisid inimesed, kuni paarkümmend inimest ühes majas. Mis on aga see, mis paneb tänapäeva üsna mugava inimese, keset külma talve Kalaküla püstitama? Inimesel peab lõbus olema. Et on ju Rein Maran oma raamatu Sööbikut ei tohi reeta, on vist selline raamatu pealkiri. Tema on öelnud, et inimesel eksisteerimiseks on vaja raha, aga elamiseks on emotsiooni vaja. Et meie oleme juba oma emotsiooni täna suuresti kätte saanud, kui me tulime üle jääprao, ehitasime sinna silda, et nende kärudega peale saada. Et vägev on hea seltskond ja niisugune mõnus värske õhk, et paremat ei ole tahta, lihtsalt puhkus, mõnus. Mida siis täpsemalt tänapäevases Kalakülas tehakse? Ja meil on plaanis niimoodi, et me teeme niisugused ööbimiseks, paneme telgid püsti, siis tänavast ma vaatan, on tünnisaun kaasa veetud, selle kütame soojaks, seal taamal käib saunaehitus, et teeme, et mõnus oleks. Teeme süüa ühiselt ja ajame juttu ja kui laagri püsti saame, puurime kaugud jäässe ja proovime ka kala püüda. Sadama lähen ma lootusega värsket ehk saab. Aga kui hiljaks ma jäin, ootab jälle mind su soolane räim. Jah, räim, aassa, ossa, see juhtus kogemata, kuivalle nad jäi, vaheeringas ja räim. Melisa, su pärast jään nüüd siia, sõin kõhu täis, oli soolane su räim. Oli soolane su räim.